Eesti Laulu kajastuse toob sinuni Kuulbet, alati sündmuste lähedal. Ma tahan natukese kiusata ka ikkagi Andreid, sest et see on mul ikkagi tavaliselt kombeks. Ma tean, et Grete sul oli tegelikult tõbi täitsa kallal, aga siiamaani ja... Sellepärast ei saanud musi teha. Õige. Taas seda grippi endale. Aga kahtlustati hoopis, et Andrei on haige. Andrei, mis juhtus? Ma ei tea, no. Kes see kahtlustas? Twitter. Twitter oli veendunud, et sul on hääl ära. Ma ei tea, ma laulsin niimoodi vist, jah. Ma ei tea. Ei, mis nüüd saab? Ma ei tea. Ikkagi sul oma selle haigus andma vist. Jaa. Ei, ma ei tea, ise vähemalt tunnen ennast hästi. Ma ei tea, GG Twitter, aitäh teile. Aga no, eks Twitter ei valeta, kui niimoodi öeldakse, siis nii on ka, no. Ma arvan. Ma olen ise veel kuulnud seda, mis me tegime. Ei, ma ei mäleta ka, mis absoluutselt. Vähemalt oli mõnus olla laval. See meeldis. Ma mäletan, Grete, sa ükskord rääkisid pärast ühte Eesti Laulu kogemust, et sa vaatasid seda mitu päeva hiljem üksinda teki all. Kas sel korral kahekesi teki all? Ma teen nalja. Kuidas sa seda tegelikult järgi vaadata plaanid ja kas üldse? Ikka ma tahan seda järgi vaadata. Ma natuke ilmselt kogun ennast. Ilmselt ma täna seda ei tee, homme. Et hea märk on see, et mu ema ei ole mind hakanud veel pommitama ja Capslokis kirjutama. Seega ma arvan, ma julgen Saaremaale minna võib-olla. Ei, tegelikult nad ütlesid, et üldmulje oli okei. Ja lihtsalt, mis ma ise tuttavatelt ka kuulsin, et päkke oli vähe kuulda, aga see oli vist üleüldiselt kõikidel see sama teema. Et ma loodan, et midagi nagu katastroofilist ei olnud ja tol korral, kui ma tõesti seal peadpidi tekki all olin ja mitu päeva hiljem seda järgi kuulasin niimoodi, et peaaegu nutsin, siis selle esinemise ajal mul olid kõrvad lihtsalt lukus ja ma ei saanudki aru, kus ma olen omadega. Et õnneks seda ei juhtunud täna. Aga palju sa räägid, no? Vaata eelmist intervjuud, sa rääkisid terve aeg, nüüd ma üritan oma sõnu täis saada. Ma üritasin reaalselt sind rämedalt kuulata, ma lihtsalt mingi hetk avastasin, ma olen mingi, wow. Ma ei saa aru, kus ma olen. Naine. Ei no mis asja? Kohe näha, et see keemia on noaga lõigatav. Just mõtlengi selle peale, et meie siin Eestis teame, kes te olete ja meid ajab kohutavalt elevus, et 2 kaunist noort on niimoodi laval kokku saanud. Aga mis te arvate, kas te Euroopa publiku suudaksite ka ära veenda, kes tegelikult ei tea teie, ma ei tea, backstory't või seda, kes te olete Eestis? Kas sellest piisab, et on lihtsalt 2 ilusat inimest, kes peaaegu teevad musi? Õnneks siin oleks paar kuud aega, nii et... Eks me, kui me reaalselt peame minema, kui juhtub niimoodi, et me peame Eurokale minema. Kui ma peaks, siis ma tahaks sinuga minna sinna kunagi. Aitäh sulle, samad sõnad vastana. Aga eks me siis, ma arvan, teeme kõik selle jaoks tulenevalt, et ikkagi see Euroopa rahvas ka meid teaks. No. Finaalis, mis siis saab? Kas siis juhtub see või ei juhtu? Et me läheme Eurokale või? Muidugi. Vaata, kui lihtsalt täna tuli. Mul reaalselt peapraegu niimoodi lõhub, mul on siuke pingelangus. No. See oli kuidagi ootamatu jah, teisena vist öeldi meie nimed välja, et kuidagi tavaliselt ma olen ka alati viimane olnud. Ma ka absoluutselt ole siukse asjaga arvan. Mul on ju mingi nüüd 3 aastat järjest oli mingi viimasena, ma mingi värisen seal mingi kogu lunine hääl ja lihtsalt. Ja nüüd on lihtsalt kuidagi žürii pluss siis rahvas kuidagi nagu lasid läbi, mis on äge. Aga selle finaali osas eks paistab, kindlasti me tahame midagi muuta, tahaksime natuke veel peale keerata. Et ma arvan, tänane õhtu selle laseme mööda, täname oma jälgijad ära, kõik, kes hääletasid, aitäh ja kogume ennast natuke puhkama homseks välja ja siis lähme täiskäigul edasi.